Tervitused, mõtlesin, et teeks vahepeal ühe kalastusvideo. Tulin püüdma siis täna jõeforelli, et polegi ammu käinud, et viimasel üldse muid kalu siin püüan ja et aastas heal juhul paar korda jõuab. Aga siin sai nüüd talipüüki tehtud jää peal, et see jää tekkis nii hilja. Sai kasutatud siin juhust ja käidud siis kontrollimas tuttavat Jõge-Kasari vesikonnas. Seal jah, kontrollpuurimisega selgus, et jää oli õhuke veel ja mina peale ei riskinud ronida ja kohati oli jõgi korralikult kinni kaanetamata üldse. Siis sai avastatud Pärnu jõgesel, no enda jaoks avastatud Pärnu linna all, et käidud seal isegi neljal korral, põhiliselt siis ahvenate taga ajades. Ja esimesed 2 päeva, ütleme, et sai panni naerma, sai mõnel päeval siuke 10 ahvenat, täitsa viisakas mõõdus. Ja mõlemal päeval oli siis võtt niimoodi, et võtt siis nii, et hommikul siuke paari tunni jooksul said need kalad kätte ja et tundus mulle see nagu suhteliselt lahja. Aga järgneval 2 päeval ma ei saanud midagi. Et tuli välja, et 2 esimest korda olid isegi minu jaoks väga hästi. Teistel päevadel proovisid erinevaid lante ja püüdsin 3 õngega, et proovisin viibi, põiki ja sikut. Esimestel päevadel põhiliselt toimetas põik ja viib. Ja jah, 3. ja 4. korral tõesti ei tea, milles asi, aga väga üksikud togimised ja võtud. Ja alamõõdulisi kohasi käis ka kaldal. Et sai, no koha peale ma välja ei läinud, et aga eks see lootus seal on alati olemas, et viibiga sai proovitud ja suuremate põikidega. Siis kaaspüügina juhtus, et tuli, et alamõõdulis see oli, aga vist seda mõõdus ma ei saanud, et üks oli päris üks suuremaid, ütleme, mis ma olen saanud, siis ma arvan, et mõõt ei andnud välja. Ma isegi ei mõõtnud, aga võib-olla seal oli 40 pluss ta midagi. Ja mis siis veel seal täiesti tavaline asi, mis juhtus, et tõmbad justkui nagu elukala august välja ja mõtled, et lõpuks ometi on korralik kohavõtt. Ja see juhtus, mis seal Pärnu jõel mul tihti on, lihtsalt tragid mingi leppis kala kõhtu pidi. Ja nii ta jäi, et aga olgu, panen nüüd siin kaamera pähe. Saan samal ajal püüda, et vaatame, võib-olla saab käe valgeks siin jõeforelliga. Ja siis muidugi oli võtte, mis jäävad lihtsalt kripeldama. Saad kala augu alla ja näed seal kuskil midagi vooklemas ja läheb minema ja vastused jäävad sinna ette sügavustesse. Ilus kala näitas üle kuuse, panin viske sinna alla.
jah, korralik kala keeras külge, aga ei jäänud taha. Nii ta on ja tegin mitu viset, ta ei võta seal enam. Paar tundi on püüki nüüd selja taga ja siis näitas ennast üks väga ilus kala ja üks väike beebiforell, aga üldiselt on jah täiesti nigel ja vaikne siin. Okei. Kinni raibe. Lant tuleb ikka ära päästa, muidugi rikun sellega ka siin püügikoha, aga pigem jäägu see forell vette ja võtt saamata, kui neid lante sinna põhja jätta. Teeks väikse landi vahetuse sinna. Nii. Ops, ja tuli. Ilus, ilus kala. Opa. Ai. Opa, tässä. Ops. Ai. Võttis ära. Vaata, mis ta täpselt on. Sükses heas konditsioonis, aga tegelikult ta ei anna mõõtu välja isegi. No kui sirutada millimeeter pealt võib-olla venitab, aga ei ole. See on, ütleme, siuke 35,5 senti oli jõekas. Noh, minna kutsu suuremaid. Väga hästi juba. Emotsioon on käes. Aga ootaks suuremaid veel. Nii, üks väike tuli. Anti uudistama. See on haug, vaat. No nii. Haugipoiss. Rullis ja tegi küünlaid nagu forell enne muiste. No ta elab ju forelli jões. No mine. Vot selline see väike kokkuvõte siis talipüügist sai. Ja forellipüük siia otsa nüüd. Tavaliselt kui ma kalal käin, mulle meeldib alati looduses süüa ja võigud kaasa teha. Seekord ma ei võtnud, mõtlesin, et ma tulen siia ühele RMK alale. Võtsin poest lihtsalt liha ja teeks siia tule üles ja paneks otse panniga. Kui mõnus metsas heinestada.
väljas läheb nii kiiresti pimedaks, siin põhimõtteliselt jäängi pimeda peale, aga väike õhtusöök siis looduses. Kaubandusest leidsin sellise panni spetsiaalselt lõkke peal tegemiseks. Siin sellel nüüd sanga ei ole eraldi, metsast tuleb lihtsalt alati võtta. Võib ka alles hoida ja suvalisest mingist lepatoikast siia sisse lüüa. Noh, selline suvaline kuiv on toks. Noh, kärab küll. Ma ei tea, palju see kaamera siin seletab nüüd, aga väga see on jah pime või veel hämar. Nii, aga vaatasin, et siin peenendust on juba valmis. Looduses tehtud toit maitseb hoopis paremini. Kodus argipäeval jõuame iga päev kokata. Noh, nüüd ma olengi siin täitsa pimeda peal, aga mõnus, vihma sabistab. Lõkke käib ja toit maitseb hea. Vaatame edasi siis, mis kevad toob kala näole. Ehk jõuame veel mõne video millalgi teha. Seniks loodame, et järgmise korrani.